Tere! Tänases veebitunnis arutame, kuidas valida endale sobilikke puhketegevusi. Mina olen Maret Keskküla ja olen koolitusfirma Lihtsalt Rahulikult eestvedaja ja Aega anda Squalingu saatejuht. Kuidas siis valida endale sobilikke puhketegevusi? Esmalt võib-olla oleks hea mõelda, et mis see puhkus üldse on. Kui võtta eesti keele selgitav sõnaraamat, siis seal on väga tore definitsioon minu arust. Puhkus, see on töövaheaeg või seisund või tegevus, mis kõrvaldab kurnatuse ja taastab töövõime. Ja mulle väga meeldib see definitsioon sellepärast, et esiteks see annab meile arusaamise, et see võib olla nii täiesti olesklemine, selline seisund või ka aktiivne tegevus. Ja mis kõige tähtsam, minu arust see definitsioon annab juba kätte selle suunise, et puhkamine võib olla väga produktiivne tegevus, kui seda õigesti teha, sest selle eesmärk ongi taastada töövõimet. Ja kui siit edasi minna, siis puhkuse kohta on ka selline tore ütlus, et puhkus ei ole tegevusetus, vaid muutus tegevuses. See tähendab, et kui me soovime päriselt välja puhata, siis ei olegi võib-olla niivõrd oluline otsida seda nii-öelda tasakaalu, millest väga palju räägitakse, vaid vaadata, et kuidas vastukaalustada neid aspekte, mis meid väsitanud on. Ja kõige lihtsam sellest aru saada on ikka näidete toel. Ehk siis ütleme, et mind on väsitanud suur lärm minu ümber, siis ma pean aru saama, et kuidas ma saaks nüüd seda lärmakat keskkonda enda ümber vastukaalustada. Olgu see siis minnes loodusesse vaikust nautima, võib-olla pannes endale mingid kõrvaklapid või muud taolist. Ja nõnda saabki vaadata tegelikult väga erinevates valdkondades, et puhkust ja väsimust saab liigitada väga erineval moel. Et sageli me puutume kokku sellise kahese liigitusega, et füüsiline ja vaimne väsimus, aga tegelikult on neid liigitusvariante palju rohkem ja mulle kõige rohkem meeldib selline 7 liigitus. Saame siis järjest neid vaadata. Esimene võikski olla füüsiline väsimus, mis tähendab seda, et kui me oma kehaga järjepidevalt midagi teeme ühetaolist, siis see väsitab. Seega võib olla see nii aktiivne kui ka passiivne väsimus. Passiivne väsimus võib siis tulla sellest, kui me näiteks terve päeva istume või mingisse sundasendisse töötame. Ja aktiivne seevastu on siis tõesti see, kui lähme trenni, liigume palju, seisame jalgadel, jookseme maratoni, et mõlemad moodi nii passiivselt kui aktiivselt me võime füüsiliselt väsida. Ja kui see väsimus siis peale tuleb, kuidas seda vastukaalustada, siis ongi, et teha vastupidist tegevust. Et kui me tõesti oleme palju istunud päeva jooksul, siis võib-olla õhtul tasuks minnagi trenni, jalutama, teha midagi sellist mõnusat. Ja kui näiteks tööpäeva vältel on palju sellist istumist või ühes asendis olemist, siis teha selliseid erinevaid võimlemisharjutusi näiteks, teha selliseid väikseid liigutamispause. Kui aga selline päev on väga aktiivne olnud, siis on igati asjakohane õhtul minna näiteks kodus diivani peale ja lihtsalt löösutada või minna sauna, massaaži ja tegelikult füüsiliseks selliseks puhkuseks nimetatakse ka und. Nii et see on kindlasti oluline selline alustala, mida ei saa välja jätta. Kui nüüd edasi minna, siis järgmiseks võtame mõistuse puhkuse. Ja meie mõistus väsib väga sellisest aktiivsest mõttetööst. Ja kuidas see siis kõige lihtsam on aru saada, et ma olen niimoodi mõistuslikult väsinud, sageli me tunnetame esmalt seda, et kui me hakkame õhtul magama jääma, et siis on väga raske uinuda, sest et me ei suuda oma mõtteid välja lülitada. Ja ma usun, et õpetajatena tuleb seda ikka päris palju ette, et jääd mõtlema, et kuidas järgmise päeva tunnid ikkagi korraldada või kui on mõne noorega mingid keerulisemad olukorrad, et kuidas neid toetada. Et see on igati arusaadav, et meil on raske välja lülitada oma mõtteid, aga mida siis teha saab, on see, et võib-olla pärast tööpäeva tegeleda millegiga, kus sa oled sunnitud mõtlema hoopis teistel teemadel, olgu selleks siis mõni juhendatud trenn või miks mitte ka filmi vaatamine, raamatu lugemine, et sa saad oma mõtted teisele teemale ja siis saad juba nautida sellist rahulikku vaba aega.
Siis järgmiseks võtame sensoorse väsimuse ja me tõesti võime väsida kõigest, mida me läbi oma meelte tunnetame. Et näiteks kui me vaatame palju ekraane, siis väsime sellest vaatamisest ära. Kui me oleme väga lärmakas keskkonnas, nagu ma enne mainisin, siis väsime sellest ära, aga samamoodi võib väsida ka mingitest spetsiifilistest kangastest või lõhnadest, et mida iganes me läbi oma keha tunnetuste siis saame. Ja mida siis teha? Selles mõttes on justkui lihtne, et proovida neid stiimuleid vähendada enda ümber. Olgu selleks siis ekraanide vältimine, teavituste välja lülitamine, et ei tekiks neid ahvatlusi ekraane vaadata või siis enne juba mainisin, on ju selliseid kõrvatroppe, mida saab ju tegelikult ka koolis kasutada, et on tänapäeval selliseid kõrvatroppe, kus sa kuuled ikka, mida sinuga räägitakse, aga valjemad helid summutatakse ära. Ja samamoodi, et võib-olla leida koolis see koht, kus sa tunned, et sa saad võtta neid vaikseid hetki, et olen kuulnud oma klientidelt, õpetajatelt ka, kuidas on leitud selliseid oma salapesi, kuhu vahepeal varjuda selle lärmi eest. Minnes edasi, siis õpetajatel ka hästi aktuaalne on sotsiaalne väsimus. Ehk me väsime sellest, kui me suhetes panustame rohkem, kui me tagasi saame. Ja kui nüüd mõelda, et klassi ees oled 20-30 õpilasega, siis ilmselgelt seda vastutust kõigi nende suhete eest on päris palju. Et kuidas sellest siis taastuda, on eelkõige see, et võtta aega, kus saad täiesti olla iseendaga ja mõelda ainult iseenda vajadustele. Ja teiseks siis mõelda, et kes on need inimesed, kellega koos olles te tunnete, et te pärast olete väga heas tujus, kes on teile energiat vastu andnud, et siis leida just neid toetavaid kontakte enda ümber. Siis järgmiseks on emotsionaalne väsimus ja võib-olla natukene sarnane eelmisega, aga mitte päris. Ehk siis täiskasvanud inimestena me enamasti oleme väga hästi ära õppinud selle, et kuidas siis oma emotsioone reguleerida, jääda viisakaks ja siis mitte oma emotsioone niimoodi suurelt välja näidata. Ja eks see olegi tore ja viisakas, aga küsimus on selles, et kuidas me need emotsioonid siis endast välja saame niimoodi, et need ei kurnaks meie keha. Ja vastus on selles, et leida siis need viisid, kuidas tervislikult emotsioone välja elada. Kellel on see trenn näiteks, kellel on mõningad loomingulised tegevused. Kindlasti on palju kasu sellest, kui neid mõtteid, tundeid, emotsioone endast välja kirjutada või siis rääkida ka välja endale turvaliste inimestega või siis miks mitte ka spetsialistidega. Siis on meil jäänud veel 2 põnevat sellist väsimuse puhkuse liiki. Nimelt me võime ka loominguliselt ära väsida. Ja ma usun, et jällegi õpetajatel aktuaalne, et kui te peategi iga päev mõtlema mitmeid tundide plaane, et siis sellist loomingulisust ikkagi teie töö nõuab ja vahel võib tekkida selline sein on ees tunne, et ei tea, mis nüüd pihta hakata. Ja sama võib juhtuda ka erinevate probleemide lahendamisel, et tegeled mingi väljakutsega, aga ei näe, et kus see lahendus siis peidab. Et sellistel hetkedel on puhkuseks hea valida midagi, kus te saate ise kas sellist ilu või inspiratsiooni vastu. Et selleks võib olla lihtsalt minna loodusesse, naudida, vaadata, mis seal enda ümber näeb või siis minna kuskile muuseumitesse, mis iganes teile meeldib, võib-olla raamatute lugemine, et kust saab sellist mõnusat tunnetust ja et see ei pea olema selline konkreetsete lahenduste otsimine, aga lihtsalt natukene ammutada seda, et mis enda ümber on. Ja samamoodi sellise loomingulise väsimuse ennetamiseks õpetajatena on ehk tore ka Instagramis jälgida mitmeid toredaid õpetajaid, kes meil jagavad oma sellist tööriistakasti siis teiste õpetajatega ka, et alati ei peagi neid jälgima selleks, et saada konkreetseid juhiseid, vaid ka lihtsalt see, et näeb, mis variant on ja siis mõnel suvalisel hetkel võib-olla tulevad sealt need lahendused teieni.
ja 7. väsimuse liigiks on siis selline tähenduslik väsimus, inglise keeles öeldakse vahel ka spirituaalne väsimus, ehk me väsime sellest, kui me tunneme, et me ei ole kuidagi tarvilikud siin maailmas või et meie tegevustel ei ole mõtet. Ja ma südamest loodan, et kõik te õpetajad, kes te vaatate seda, mõistate, et teie tegevusel on väga suur mõju ja ma loodan, et see väsimuse liik on teile selline võib-olla mitte nii aktuaalne, aga kui siiski tunnete, et see peale tuleb, et siis need lahendused on ikkagi see, et leida selliseid tähenduslikke tegevusi, kus te saate aru, et te loote maailmale midagi olulist ja saate olla osa mõnest kogukonnast. Et siin võib olla tõesti, vahel ongi need mõned sellised spirituaalsed tegevused, aga samamoodi ka heategevus, annetamine, et neid variante, kuidas siis luua siia maailma midagi endale olulist teile südamelähedasele sellise mõtestatusega. Ja niimoodi saime läbi käidud 7 väsimuse puhkuse liiki: füüsiline, mõistuse, sensoorne, emotsionaalne, sotsiaalne, loominguline ja tähenduslik. Ja mis ma tahan öelda veel on see, et kindlasti kui te nüüd neid tegevusi hakkate tegema, et ei pea ootama järgmist suvepuhkust, vaid et oluline on, et te ikkagi regulaarselt saaksite neid tegevusi teha. Et võite endalt iga õhtu näiteks küsida, et mida ma praegu vajan, et enda energiat taastada. Aga samamoodi, miks mitte keset tööpäeva ikkagi need mõned hetked leida, kas või paar minutit. Et oluline on see, et me järjepidevalt saaksime sellisel mõnusal foonil töötada. Et hästi saan aru sellest, et öeldakse, et lapsed kompavad piire ja et kuidas nad siis aru saavad, et nad on piiridest üle läinud, on see, et kas nad saavad ise haiget või mõni täiskasvanu kutsub neid korrale. Ja tegelikult on hästi loomulik, et meil ka täiskasvanuna jääb see instinkt justkui alles, et me soovime proovida, et kus meie piirid on ja proovime aina enam ja enam saavutada, pakkuda endast parimat. Ja kuidas me aru saame, on enamasti ikka see, et kas meie keha hakkab mingite vaevustena märku andma või siis inimesed meie ümber hakkavad kommunikeerima, et tundub, et kõik ei ole enam okei. Ja minu palve on, et te võite proovida rohkem ja rohkem saavutada, selles ei ole mitte midagi halba, aga tehke seda sellise rütmiga, et teie keha saaks järjepidevalt ka sellist taastumishetki, et siis ei teki neid vaevusi ja ei pea arstid või teised inimesed hakkama seda teile kommunikeerima, sest tõenäoliselt siis on juba palju raskem midagi ära teha. Vot, aga minu viimane sõnum siit on, et iga kord, kui te tunnete, et te olete väsinud, siis mõelge, mis on teid kõige enam väsitanud ja siis proovige leida tegevus, mis vastakualustaks seda. Aitäh teile!